Katrin, sa oled avaliku esinemise koolitaja, õppejõud ja hingamispraktik pikaaegne. Kuidas hingamistehnikad üldse näiteks avaliku esinemisse asetuvad? Ja hea küsimus. Hingamistehnikad on minu arust täiesti nagu universaalsed asjad, mis peaks selged olema igal inimesel. Ja kui me räägime hingamisest esinemise kontekstis, siis näiteks enne esinemist ennast maha rahustada, öeldakse hinga sügavalt sisse ja välja. Aga mina näiteks ütlen, et kui sa oled jooksnud näiteks või siis kui sul on hingeldad, sa näiteks jooksed ruttu, ma pean esinemisel minema, et nüüd pean esinema hakkama või siis sa jooksed bussi peale või kuhu iganes. See on üks hea praktika, mida ma kunagi karatees õppisin lapsena. Ja mina kasutan seda, et siis nagu hingad sisse on ju ja siis järk-järgult välja. Ja sellega sa saad rahustada ennast maha ja see sobib ka hingamistehnikaks. Meil on hästi palju erinevaid tehnikaid, mida ma hingamiskoolitustel õpetan ja kui üleüldiselt inimesel on aru saada, mis tähendab jooga täishingamine näiteks, millega on võimalik gripist ennast ära ravida ja paljudest muudest haigustest, siis lihtsalt see on nii universaalne värk. Üks asi on maha hingata ärevust, teine asi on hingata ennast terveks, aga eestlased ei ole ka kuigi alati avalikult õnnelikud. Mul on üks selline otsene küsimus alati ja või ei vastusega, et oled sa õnnelik? Jaa. Ja tead sa, kui vähesed ütlevad jaa. Aga üks väike nipp, mida õpetas mulle minu üks sõber, jooga Kripananda. Ja Kripananda õpetab siis sellist hingamistehnikat, mis on ajurveedast tulnud ja millega on võimalik ennast hingata õnnelikuks. See on imelihtne. Sa hingad sisse ja välja, aga sa jätad lõpud ära. Ehk siis sa ei lõpeta, vaid sa oled voolavas hingamises. Nii et sisse, välja, välja. Ja niimoodi hinga 5 minutit sisse-välja või 3 minutit ja juba sa oled palju õnnelikum. Tähtis, et sa ei peatu siin üleval ega ei peatu all. Nii lihtne see ongi. Hinga ennast õnnelikuks ja tule hingamislaulu peale ja hinga seal veel õnnelikumaks. Alguses mul oli mingi hingamislaulupidu, kui ma esimest korda nägin, et ma ütlesin, olge normaalsed, mingi kallistamiskonverents jälle, et mingi üleüldine, mingi vaimne puust on pidevalt, et natuke, kas ei ole liiga palju. Ja aga siis, kui ma süvenesin teemasse ja kui ma selle korraldajaga nagu rääkisin, siis ma sain aru, et see on tegelikult midagi väga ägedat. Ja see on nagu selline laulupidu, kus sind õpetatakse laulma ja siis koos lauldakse veel ka ja siis sa lähed koju ja lõõritad kodus veel edasi oskuslikult. Oskuslikumalt, väga õige tähelepanek. Ja vaata, siis sul on koos nagu sellised inimesed, kes on oma ala profid, kelle juurde sa võib-olla ei saagi üldse või kelle juurde on järjekorrad meeletud ja siis hingamislaulupidu, et kõik kokku kutsutud ja minu arust on see äge ja ma ütlen tõesti, et iga inimene peaks õppima hingamise selgeks. Ja et aidata ennast, oma pereliikmeid, hingamist on kuni sünnitusest alates ja rasedad ka juba peavad oskama õigesti hingata. Ja see on nagu selline asi, et tõesti isetervendamistehnika, nagu sa ütlesid, nii lihtsates asjades peitub tegelikult see oskus saada paremaks, saada ilusamaks, saada tervemaks ja hingamine on üks nendest alusasjadest. Ja sellepärast ma arvan, et kui me tahame maailma muuta paremaks kohaks, et kus on tore elada, siis alustame sellest, et muudame ennast paremaks ja siis muutub maailm ja hingamistehnikat äraõppimine, kas või siis seal hingamislaulupeol, mis on kindlasti üks äge üritus, on väga lahe mõte. Mina olen igal juhul seal laulupeal Valgemetsas hingamislaulupeal 20. augustil kohal, nii et kellel on ette antud, et ta peaks seal kohal olema, tuldagu.